Tere tulemast Folderit dokumendihaldusesse. Mina olen Kent, olen Folderiti tegevjuht ja kaasasutaja ja hea meelega näitan teile, mida Folderitis teha saab ja kuidas see loogika siin välja näeb. Alustame siit ülevalt, kus on minu ettevõtte OÜ. Kui ma siia peale vajutan, siis ma saan vahetada oma erinevate ettevõtete vahel, nii et kui mul juhtub olema kas mingid tütarettevõtted või mõned väga spetsiifilised kasutusjuhud, nagu mingi HR-ruum või siis näiteks ütleme kvaliteedi juhtimis selline programm, et siis kõiki neid on võimalik siin kenasti luua ja hoida erinevate administraatorite vahel isegi seda nähtavust kontrollida tegelikult. Ma lähen tagasi enda selle minu ettevõtte OÜ alla, et kõige kõrgem tase siis tõesti, kus saab oma andmeid struktureerida, on nii-öelda ettevõtte tase. Järgmine on siin vasakul pool, on teemad, peateemad või peakaustad, väga sageli osakonnad siis ettevõtetes. Näiteks kui ma siia finantsile klõpsan, siis siin all ma näen omakorda alamkaustu, ma näen siin faile, ma näen siin lisaks veel siis sellist täidetud vormi ja näen siin ka välislinki. Vaatame kõiki neid kohe lähemalt, et mida siis süsteemis hoida saab. Et kõigepealt nagu öeldud, siis muidugi kaustu ja need kaustastruktuurid võivad siis minna nii sügavaks, kui iganes soovite. Teiseks faile. Mis faile? Igasuguseid kõike, mis iganes faili tüüpi on süsteemi võimalik siis importida, aga mitte kõike ei saa eelvaadata. No PDF-i muidugi saab eelvaadata, pilte saab vaadata, Wordi faili saab vaadata ja ütleme selliseid tavapäraseid dokumendifaile siis süsteemi sees eelvaadata, ilma et ma peaksin seda alla laadima ja tegelikult pärast, kui me vaatame neid õiguseid lähemalt, siis kuigi minul on siin täisõigused kõike teha, ma saan siit ka kopeerida, siis ainult eelvaate õigusega ei saaks kopeerida, ei saaks printida ega siit ka otse alla laadida. Niisiis saab faile hoida, aga mõnda faili saab süsteemis ka luua. Kui ma siia klõpsan, siis näete, et uut Wordi, Exceli ja PowerPointi faili on täiesti võimalik siin süsteemi sees luua, mis tähendab, et ta siis avab uues sakis selle akna ja seal on võimalik hakata dokumenti looma. Või kui mul on olemasolev fail, näiteks see failike docx, ma võin talle peale klõpsata ja tema detailvaatest näete siin paremal pool muuda rakenduses Word. Võin siia vajutada, avab jälle selle Wordi editori ja saan teha muudatusi, mis automaatselt salvestatakse uue versioonina. Lähen praegu sammukese tagasi jälle sinna kausta. Niisiis faile saab süsteemis hoida ja Office'i faile ka muuta ja luua kohe siin. Teiseks, nagu öeldud, võib siin olla ka välislinke, et kui mõni ressurss, mingisugune info on kuskil välises allikas ja ta on seal alati uuendatud ja nii-öelda kontrollitud, et ma ei saa sellest koopiat siia süsteemi tuua, aga ma tahan teadmist sellest välisest ressursist süsteemis hallata, siis ma võin klõpsata siia, lisalink, valida siit siis sobilikud andmed ja see tekib siia samamoodi siia ritta, kui ma ta siia kausta loon ja tema eelvaade avab mul tegelikult siis, palun väga, antud juhul meie kasutusjuhende siin, et täiesti mingisuguse välise veebiressursi rahulikult. Ja kolmandaks, et nagu ma ütlesin, siin on üks täidetud vorm, koostööleping, Nordlights. Et süsteemis on administraatoritel võimalik siis vormimallid luua, näete, et mul on siin 4 tükki juba loodud ja kui ma näiteks mingile, ma ei tea, koostöölepingule klõpsan, siis näete, et mis väljad siin all peegelduvad ja et ma saaksin siis sellist vormi defineerida, kasutades kõiki neid erinevaid andmetüüpe ja automaatse siis nimetamise sellele ka seada. Nii et kui nüüd mõni kasutaja tahaks seda vormi kasutada, siis ta võiks ka klõpsata siia, uus, ütleme, koostööleping, ta punasega märgitud väljad siis on kohustuslik täita, aga muud siis võib siin ära täita ja saadab selle täidetud vormi süsteemi ja see tekib täpselt selliselt. Nii et kui ma siia täidetud vormile peale klõpsan, siis me näeme, et siin tegelikult ei ole nii-öelda faili kui ennast. Jah, mõned on lisatud vormile, aga põhiline on siis see, et on lihtsalt nii-öelda puhtad andmed ning kõiki neid andmeid siis, kuna need on struktureeritud andmed, saab kasutada süsteemis nii otsingus kui näiteks ka nende vaadete kujundamisel. Räägime vaadetest. Kui ma siia finantskaustale peale klõpsan, siis näete, et ma sattusin siia alla, kus kõik need failid kaustad on, aga lisaks näete, et siin on nimi, dokumendi number, projekt, säilituse lõpp, aga need on siin ainult sellepärast, et mina nad valisin. Ma võin klõpsata nupule tulbad ja valida täpselt, kui palju infovälju siin on, mis nendest sisaldub, näiteks äkki mingi allkirjastaja või allkirjastamise aeg või viimane uuendus või mis iganes ma tahan siin
välja kuvama panna ja saan selle järgi ka sorteerida näiteks projektide kaupa siin või säilituse lõpu kaupa või dokumendi nime järgi. Nõnda. Ja lisaks muuseas iga kausta päises võib olla ka selline teade, et kui te tahate sellist kuidagi seadistada, mis tahes kaustas mingit instruktsiooni, juhendit oma kasutajatele ja siis kaustas klõpsake nupule muuda ja siin näete, et see sõnum kausta päises on siis võimalik endal täpselt kohandada nii nagu tarvis. Nõnda. Ja muuseas on ka võimalik siin pisipiltvaatesse ümber klõpsata, kui niimoodi on mõnda kausta või selle sisu näiteks galeriisid parem vaadata ja siis muidugi need eelvaated. Nüüd, kui ma klõpsan mõnele dokumendile peale, siis ma satun tema detailvaatesse. Detailvaates ma jälle võin teda eelvaadata. Ma näen siin kõiki metaandmeid, mis temaga seostatud on, muuseas metaandme välju, näiteks mingi lepingu maht ja projekt, neid kõiki saab ka ise luua. Selleks ma lähen tagasi kausta ja ütlen, et siin kaustas on meil selline metaandmete reegel, klõpsame siia peale. Näete, et kliendi number, lepingu maht, projekt on metaandme väljad, mis juba lisatakse kõigile finantskaustas olevatele dokumentidele ja projekti info täitmine on kohustuslik. Ma saan siia klõpsata, et taas kasutada midagi, mis ma olen varem loonud oma ettevõtte all või siis siia plussile, et defineerida täiesti uus metaandmeväli ja nagu näete, siis on siin erinevaid andmetüüpe saadaval või nimekirjad eeldefineerida ja nii edasi, et mille hulgast siis inimesed saavad valida neid vastuse variante, kui nad metaandmeid täidavad. Ma klõpsan nüüd dokumendile jälle peale failikesele. Nii. Siin on meil siis kõik metaandmed, mis on saadaval, kehtivusaeg näiteks, mille juurde tuleme ka veel tagasi. Seostatud ressursid, kõike, mida süsteemis hoitakse, on võimalik ka omavahel seostada. Et see failike docx on siis seotud mingite välislinkidega, terve kausta ja siin ühe PDF-iga ja need võivad olla täitsa muudes kaustades kusagil siin. Teised versioonid, et luua uus versioon selleks siis jah, kas ma klõpsan muuda rakenduses Word, teen mis tahes muudatuse ja see automaatselt salvestub uue versioonina. Süsteemis ei ole võimalik midagi üle kirjutada ja alati iga muudatus on siis uus versioon ja siit laadi üles uus versioon võin ma siis ka oma arvutist selle valida, kui juhtumisi tegemist on mingi muu failiga kui Office'i fail, et mida ma ei saa siin süsteemis muuta. Niisiis teised versioonid, saan siit taastada, eks ole, muuta jälle aktiivseks versiooniks, alla laadida, kustutada. Siin on meil täpne logi, kes iganes on avanud kas või ainult eelvaate või siis muutnud muidugi versiooni või dokumendi alla laadinud või muutnud mingeid metaandmeid. Mida iganes keegi failiga teeb, jääb siis kontrolli jälge see logi, mille võib alla laadida Excelisse, OpenOffice, CSV või PDF failina. Siin paremal pool tulbas siis vaata rakenduses Word, muuda rakenduses Word. Need nüüd sõltuvad nendest ligipääsu õigustest, mis inimesel on. Kui tal on muuti õigus, siis tal on see nupp siin ka. On võimalik seada ka meeldetuletused dokumendile, et valin siis mingisuguse kuu, päeva, kas konkreetse adressaadi või terve kasutajagrupi, kes mul on defineeritud. Panen siia siis mingisuguse sõnumi, mis nad e-mailiga saavad ja isegi korduvuse, et võib-olla see meenutus siis saadetakse e-mailiga sellele grupile näiteks iga aastaselt või iga kvartaalselt. Ja lisaks sellele tekstile siis on seal juures ka link failile süsteemis. Muidugi peab inimesel olema ligipääs failile, et see link tal toimiks. Nii, jagamisest räägime õige pea, säilitusautomaatika. Ja, mul on võimalik konkreetsele failile mingisugune säilitusaja lõpp valida, aga mis muidugi loogilisem on mingi säilituspoliitika siis kohaldada teatud kausta piires. Näiteks ütleme, et siin finantskaustas klõpsan nupule säilitus ja saan siin öelda, et siin kaustas peaks dokumente säilitatama 7 aastat, nende millest alates, no ütleme kehtivusajast alates ja siis, mis peaks juhtuma, kas dokument kustutatakse või äkki arhiveeritakse hoopis meie arhiivikausta. Nii et siis selline säilitusautomaatika, et iga dokumendi vanust siis süsteem hoiab silmas ja kui see saavutab 7 aastat kehtivusajast, siis teeb mis vaja, mis te olete siin seadistanud. Klõpsan uuesti oma failike selle peale. Vaatame edasi, lukusta fail. See on siis selle jaoks, et kui nüüd mitmel inimesel on antud failile õigused, muutmisõigused, aga ma ei taha, et teised praegu versioone siin lisavad või metaandmeid muudavad, tahan sellega üksi toimetada, siis ma võin selle selliselt lukustada, kas teatud ajal automaatselt lahti lukustuma või kustutan siin kõik ära ja siis sel juhul lukustub ta lahti alles siis, kui ma selle nupu uuesti alla vajutan isiklikult ja teised näevad seni siis teadet üleval, et antud hetkel on see siis nii-öelda
klientil muutmisel. Aga samas, kui ma seda ei vajuta ja ma tahan mitmekesi muuta seda sama reaalajas, siis absoluutselt mitu muutjat võib vajutada siia nupule mingit Excelit või Wordi faili siis reaalajas koos muuta. Kooskõlastusring on meil olemas, kinnitusring, teavitusring ja elektrooniliseks allkirjastamiseks siis digiallkirjastamine ja mõned rahvusvahelised meetodid nendele, kellel ID-kaarti ei ole. Neid töövoogusid saab algatada mitmel moel. Üks neist on manuaalne ja see tähendab seda, et ma valin näiteks selle üksikfaili, mis ma praegu siin tegin ja siis klõpsan näiteks algata kooskõlastusring ja defineerin selle siin. Teine variant on seda teha kaustapõhise automaatikaga. Nimelt luues mis tahes kausta, näete, et igas kaustas on töövoog nupp tegelikult olemas. Aga ütleme, et me oleme teinud eraldi kausta, näiteks arved kooskõlastamiseks ja siin klõpsame töövoog nuppu ja siis me saame seadistada töövoo, mis algab peale iga kord, kui keegi siia mingisuguse faili pistab. Kas lohistab oma arvutist, kas tekitab läbi selle Office integratsiooni või saadab kausta emaili aadressil. Et igal kaustal on siis võime omada oma unikaalset emaili aadressi ja kes iganes siis teab seda, saab saata siia e-kirja manuseid, see manus jõuab siia ja antud juhul siis töövoog hakkab automaatselt peale. Igal juhul on meil siin seadistatud automaatne töövoog, meetodiks on valitud kooskõlastus, kuigi see võiks olla ka midagi muud, näiteks e-ID, mis on siis digiallkirjastamine, et luuakse siis automaatselt konteiner, mis läheb koos allkirjastamisele. See teade on siis midagi, mida kuvatakse nendele otsuse tegijatele, olgu ta siis allkirjastaja või kooskõlastaja. Ma saan siit valida, kas tegemist on paralleelse, järjestikuse või kohandatud töövooga. Et paralleelse puhul kõik need inimesed, kelle ma siin defineerin ja need muuseas võivad ka välised olla. Ei pea olema ainult kasutajad, need võivad olla teie kliendid, partnerid. Kui te nende emaili aadressi teate, siis saate siia lisada. Paralleelse puhul kutsutakse kõik nad korraga ja ei ole vahet, mis järjekorras nad seda kooskõlastavad või näiteks allkirjastavad. Järjestikuse puhul just nimelt on vahe, et ütleme, et kõigepealt peab John selle ära kooskõlastama, siis Jane ja siis viimaseks Dennis. Et süsteem siis saadab iga ühele järjekorras need kutsed, et kui eelmine on edukalt ära kooskõlastanud, alles siis kutsutakse järgmine. Ja kohaldatud võimaldab siis luua sellised grupid, et ma saan näiteks öelda, et ütleme, et Dennis ja John, nemad on esimeses grupis ja nemad võivad siis korraga ükskõik mis järjekorras seda heaks kiita, aga Jane peab olema viimane kooskõlastaja. Ja neid gruppe on siis võimalik nii palju siia lisada ja neid samme kui tarvis. Lisaks näete, et siin on liiguta peale edukat töövoogu sisse lülitatud ja selle mõte on siis, et kui nüüd kõikide nende kooskõlastus või näiteks allkiri on käes, siis võib süsteem dokumendi automaatselt ümber liigutada kuhugi teise kausta. Saate siit valida ka, kas metaandmeid ja seostatud ressursse näidatakse otsuse tegijatele või mitte ja automaatika on valmis, nii et kui keegi siia nüüd midagi pistab, siis ilmub sellele kohe külge selline kollane märk kooskõlastuse ootel ja antud juhul see siis on tagasi lükatud. See kooskõlastuse ootel tähendab siis jah seda, et kutse on välja saadetud, aga otsuseid veel ei ole. Kui ma tahan rohkem infot, võin siia peale klõpsata, vaata kooskõlastusringi ja näeme ka, tegelikult John on selle juba heaks kiitnud, öeldes fine by me ja nüüd on Jane kord otsus öelda ja siis kui Jane ütleb ka, et sobib, siis kutsutakse Dennis. Nii et niimoodi ma saan siin jälgida ja kõiki neid, kes ei ole veel otsustanud, saan ma tegelikult eemaldada ja vahetada ja siia lisada kedagi muud kui tarvis. Nagu ma ütlesin, kõiki saab kutsuda kenasti kooskõlastusringis osalema või allkirjastamises, aga need, kellel on kasutajasüsteemis, neil on väike eelis, neil on oma töölaud, et minul või sellel Johnil, kellena ma sisse olen loginud, on 13 ülesannet, ma saan siia peale klõpsata ja näha täpselt, et mis siis ootab minu digiallkirja, minu kinnitust, minu kooskõlastust ja minu teadmiseks võtmist. No vaatame, kuidas see digiallkirjastamine välja näeb. Klõpsame siia lepingu kutsele peale ja kõik need kutsed tulevad ka e-maili peale ning sealt siis nupule klõpsates suunatakse inimene otse sellesse otsuse vaatesse, et seal ei ole siis vahepeal seda töölauda. Nõnda, et sellisesse vaatesse siin ma saan siis selle asike konteineri ka alla laadida, selle sisuga tutvuda, millega siis on tegemist, kõik väga hea. Näen seda sõnumit, mis mulle jäeti, saan ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga, Eesti, Läti, Leedu, selle allkirjastada või muidugi tagasi lükata või hoopis delegeerida mõnele muule kasutajale. Ja siin ma näen ka, et kes veel selles allkirjastamisringis osalevad. Et mina olen siis esimene, kui mina selle allkirjastan, kutsutakse järgmisegi Jane.
Nüüd, kui ma lähen tagasi oma töölauale, siis vaatame näiteks kooskõlastusringi, et kuidas need kutsed välja näevad. Et tundub, et mul on siin mingisugune täidetud vorm, mida ma peaks kooskõlastama. Okei, selline informatsioon. Lähen tagasi töölauale. Vaatame hoopis seda J21 PDF. Kas see on okei? Okei, kooskõlastajana saan ka tutvuda selle dokumendiga, näen, kes mind kutsub, kõike informatsiooni, kes veel selles töövoos osalevad. Saan jätta oma kommentaari, isegi lisada faili oma otsusele, kooskõlastada, tagasi lükata või jälle delegeerida mõnele muule kasutajale, kui tundub, et ma ei ole õige inimene selle otsuse jaoks. Ja teadmiseks võtmiseks, siin on siis ainult nupp võtsin teadmiseks, et siin mingit tagasilükkamise võimalust see töövoog ei paku. Oma töölaualt näen ma ka minu otsuste ajalugu, ma näen kõike, mis mina isiklikult olen otsustanud heaks kiita, tagasi lükata, allkirjastada, teadmiseks võtta, ühesõnaga kõik minu isiklik ajalugu on siin. Samuti minu algatatud töövoogude ajalugu. Kui ma kerin oma töölaual allapoole, siis ma näen ka ühtlasi kõike, mis mina olen parasjagu välja saatnud teistele ja ootan teiste kooskõlastust, et need kõik on pooleli nii-öelda mina algatasin need, aga teised peaksid otsuseid vastu võtma. Nii et oma töölaual on hea ülevaade sellest. Ja nagu näidatud, siis need staatused siin ees, näiteks see dokument on heaks kiidetud, see siin on allkirjastatud, kõik on hästi selge ja hea vaadata juba nimekirja vaates. Aga organisatsiooni vaates on meil siin admin tööriistad, töölaud, kus on ootel töövood, kus ma näen siis kõike, mis on minu organisatsiooni sees hetkel, kas allkirjastamisel, kooskõlastusel, teadmiseks võtmine, mis iganes on pooleli, millal see töövoog algatati ja kelle kord parasjagu on see otsus siis anda. Admin töölaual on mul ka duplikaatide raport, näeme, et sellest dokumendist on 14 duplikaati, klõpsame ta lahti. Selgub, et sellised failid siis asuvad sellistes kohtades ja nagu näete, siis isegi faili nimed ei pruugi olla samad, aga süsteem teab, et tegemist on identse koopiaga, sellepärast, et ta võrdleb faili räsisid. Niisiis ootel töövood, lähenev säilitusaja lõpp, et kui midagi on automaatselt arhiveeritamas või kustutatamas lähema 30 päeva jooksul tänu sellele säilituspoliitikale, siis näeme seda siin. Ja lähenev aegumise tähtaeg või siis juba aegunud dokumendid, jällegi organisatsiooni üleselt kõik on siin. Ning kõigi failide raport, kõiki neid on võimalik siis Excelisse alla laadida koos metaandmetega. Nüüd vaatame loendur. Et antud juhul näete ka, et siin finantskaustas tegelikult paljudel dokumentidel on siis mingisugune number tekkinud või kui läheme äkki lepingute kausta, näete, et siin on mingi lihtsamal kujul, aga mingi numeratsioon siis automaatikaga tekkinud. Et seda seadistada mingit loendurit kaustast, siis klõpsame loenduri nupule ja nagu näete, et siin on võimalik siis registrile nimi anda ja kirjutada või kasutada selliseid dünaamilisi elemente, kaasa arvatud siis metaandmeid selles skeemis. Nii et süsteem siis numereerib automaatselt vastavalt teie skeemile need dokumendid. Vaatame otsingut. Kui ma siia hakkan midagi otsingusse kirjutama, siis tulevad reaalajas otsingu tulemused juba nii. Aga need siis põhinevad faili nimel, kausta nimel ja metaandmetel. Aga kui ma tahan teha süvaotsingut, siis ma klõpsan otsingu nupule ja nüüd ma olen selles päris nii-öelda otsingu vaates. Siin ma saan otsida, kõigepealt kasutada filtrit, et seda invoice'i näiteks otsin ma praegu kõikjalt, aga äkki ma tahan ainult kausta nimest või ainult sisust. Ja sisuotsing on nüüd siis OCR indekseerimine. Hea on seda näidata nõnda, et ma panen jutumärkidesse data protection laws ilma veata ehk. Nii, ja antud juhul ma siis ei otsi mitte lihtsalt selliseid sõnu, vaid täpselt sellist fraasi selles samas järjekorras. Kui ma klõpsan otsi, tuleb 2 tulemust, tegemist on skaneeringutega, ma võin eelvaadata seda ja näete, et süsteem avab täpselt sealt kohast, kus ta leidis selle sealt skännist. Nii et ja markeerib ära siis need kohad, kus see on leitud. Nii et see kõik on siis süsteemi poolt tehtud, nii et see võib olla foto mingisugusest dokumendist, see võib olla screenshot ja süsteem siis muudab selle nii-öelda otsitavaks. Ja ma võin siin sees jätkata otsimist, ma võin öelda, et Endure ma tahan siit leida ja nüüd ta siis juba pakub mulle seda järgmist kohta, kus see Endure on. Ja ma võin täiendada, ma võin öelda, et ja lisaks selles dokumendis kusagil peaks olema EEA. Nüüd kui ma otsin, siis ei tule tulemusi, hea küll. Mul siis ei ole süsteemis vastavat dokumenti, et need on siin koopiad. Nüüd
ma võin avada ka täppisotsingu, ma võin siit siis valida veel kausta, kuupäeva vahemikku ja igasuguseid metaandmeid, näiteks, et kehtivusaeg peaks olema sellel dokumendil, mida ma otsin vähemalt 16. Ma tahan, et mingisugune märksõna arved ei sisalduks seal. Lisaks ma tahan, et minu enda metaandmete seast ma võin siit valida, et näiteks ettevõtte oleks mingi ettevõtte B, ei sisalda või ütleme, et ei ole ettevõtte B ja võib-olla midagi veel, mingi lõppkuupäev, näiteks mingi partneri e-post peab olema see ja teine. Ühesõnaga kõiki neid eri metaandmete tüüpe, mida ma siis olen siin loonud, ka näiteks, ma ei tea, lepingu maht, mis on defineeritud kui number, saab siis selliselt siin selle järgi kõike otsida, et kasutades nii metaandmeid kui ka siis seda OCR sisu otsingut. Ja kui nüüd midagi nendele tulemustele vastab ja mulle meeldib see, mis ma siin näen, siis ma võin siit muidugi alla laadida, kui mul on vastavad õigused. Aga samuti vahel ei ole vaja alla laadida faile, vaid mul on vaja nii-öelda raportit sellest, et mis välja tuli, et siis on võimalik siin otsingu tulemused Excelisse kohe kenasti alla laadida. Vaatame neid admin tööristu pisut, et see töölaud, seda me siis külastasime, vormimalle vaatasime ka, et siin on siis võimalik neid defineerida. Halda kasutajaid. Nüüd hakkame rääkima siis kasutaja õigustest. Esimene samm, et kasutajal mingid õigused oleks süsteemis, ongi kasutaja loomine. Ja seda on võimalik siis teha kas käsitsi, et ma lihtsalt lisan siia kasutaja e-maili, natuke infot, loon kasutaja. Selle käigus siis kutsutakse kasutaja liituma teie tiimiga. Inimene valib ise oma parooli ja kui ta sisse logib, siis vaikimisi ta näeb ainult ühte ressurssi süsteemis, tiim kausta. Asja mõte on selles, et kujutage ette, et te olete uus kasutaja, saate süsteemi ligipääsu ja teile pole mitte midagi muud jagatud kui ligipääsu kui sellist. Ja te näete nii-öelda tühjust seal, et see ei ole väga sõbralik viis oma uut kasutajat tervitada, et sellepärast see tiim kaust on hea, kui siin on näiteks mingisugused firma poliitikat, võib-olla logod, midagigi. Ja selle muidugi nagu iga muu kausta võib ümber nimetada, selle nimi ei pea olema tiim, võib olla tere tulemast näiteks. Nõnda, aga kui teile üldse ei meeldi see mõte, et mingigi ressurss on kõigile ühine, siis on täiesti võimalik see siit välja lülitada ja sel juhul tõesti on nii, et kasutaja logib sisse ja ei näe mitte midagi, kui talle pole midagi jagatud. Järgmiseks turvapoliitika, et tegelikult teil on võimalik siis organisatsioonina valida, kas kõigil teie kasutajatel on järsku kohustus kasutada kahefaktorilist autentimist. Saate oma paroolinõuded siin seadistada ja isegi IP piirangud, et millistelt IP aadressi vahemikelt on üldse võimalik teie kasutajatel süsteemile ligi pääseda, näiteks ainult kontori IP-st või midagi sellist, kui nii soovite. Ning suuremate ettevõtete puhul on muidugi kasutusel tavaliselt Entra ID, Active Directory, Okta või mõni muu viis siis oma kasutajate tsentraalseks halduseks ja sel juhul siis sünkroniseeritakse kasutajagrupid kenasti folderiti üle, nii et seda me toetame ka. Nõnda, meil on nüüd loodud siis see kasutaja süsteemi, aga meil pole talle õiguseid antud. Nüüd vaatame, mida me tahame, et ta näeks. Järsku mõnda peateemat. Okei, ütleme, et seda finantskausta. No, klõpsame siis siia, klõpsame jaga ja nüüd saame öelda, et näeme, et raamatupidajate grupil juba on muuti õigus, aga näiteks ütleme, et Janel võiks ka olla õigus sellele kaustale. Eelvaade tähendab seda, et kasutaja näeb kõike selles finantskaustas, aga ta ei saa midagi alla laadida, muuta, kopeerida, kõik on ainult nii-öelda eelvaate režiim. Vaataja tähendab seda, et ta saab ka alla laadida ja printida ja kopeerida, aga ta ei saa süsteemi sees siiski mitte midagi muuta. Muuti õigus seevastu annab selles kaustas täis ligipääsu teha ükskõik mida, nii-öelda kausta administraator. Ja ainult üleslaadija tähendab, et ta ei näe, mis seal juba ees on, ta saab ainult ise lisada sinna mingisuguseid faile ja kui ta lisab, siis need kaovad tema kontrolli alt. Et näiteks mingite avalduste jaoks on hea selline kaust teha, siis inimesed panevad oma avalduse sinna, nad ei pea ju nägema, mida teised on seal avaldanud. Ja kohaldatud õiguste tase siis võimaldab teil teha väga täpselt oma reeglid. Näiteks, et see Jane, kas ta saab seal finantskaustas kaustu luua või on meil fikseeritud kausta struktuur, kas ta üldse näeb alama kaustu, saab ta neid alla laadida, kas ta saab kustutada kaustu, kas ta näeb kontrolljälgi, neid logisid, kas ta saab kaustu jagada ja kui ta saab, siis kas ta saab ka nii-öelda avaliku lingi aktiveerida ehk väljapoole organisatsiooni jagada.
faili puhul täpselt samad valikud. Nii et siin on võimalik siis luua näiteks selline konfiguratsioon, kus inimene saab töötada ainult kasutades seda sisse ehitatud Office'i tuge, et ta ei saagi midagi oma arvutis kunagi omada. Või näiteks, et ta näeb ainult kontrolljälgi ja failide nimekirja, et ta ei näe faile ennast, näiteks audiitor, ta näeb, et faktiliselt selline fail on olemas ja siin on kontrolljälg. Ühesõnaga igasuguseid variante on siin võimalik siis luua ja siis kui valmis, klõpsate nupule jaga ja siis jagamine aktiveerub, et nüüd on siis Janel üleslaadija õigus, samas kui raamatupidajatel oli muutja õigus. Ja samuti alamkaustadel, näiteks, et okei, ma ei taha kogu seda finantskausta jagada, ma tahan ainult kooskõlastatud arvete kausta jagada. Siis ma klõpsan siia nupule ja loogika on täpselt sama, et ma siis saan valida kas kasutajagrupid, inimesed ja missugused õiguste tasemed neil peaks olema. Ja isegi administraatorite tasemel, siin adminide haldamine, on võimalik mul luua sellised nii-öelda pooladministraatorid. Et kui ma nüüd sellel tasemel, minu ettevõtte tasemel, annan näiteks Tennisele muutja õiguse, siis see tähendab, et Tennis tõesti näeb kõiki andmeid siin ettevõtte all, ta saab kõiki admin tööriistu kasutada, tal ei ole siin piiranguid. Aga kui ma tahan, et tal siiski mõned piirangud on, siis ma klõpsan siia kohaldatud ja näete, et ma saan talle valikuliselt anda ainult mõned admin õigused, näiteks, et ta saab kasutajaid hallata ja võib-olla mingisugust logisid ja registreid näha või midagi sellist. Ja võib-olla ta vaikimisi ei saa, eks ole, kõiki andmeid alla laadida ega üldse kõiki kaustu näha. Ja see omakorda võimaldab teha siis sellise vaate näiteks kasutajal, kus ta logib sisse, näeb äkki ainult finantskausta ja ainult kasutajate haldust. Eks? Täiesti võimalik. Et väga granulaarne õiguste majandus on siis olemas. Nõnda, nii et inimesel on siis nüüd mingite kaustade põhiselt ligipääsud olemas. Ja kui ma mõtlen, et ma ei ole päris kindel, millele mu kasutaja ligi pääseb, vaat see John Smith, siis ma klõpsan talle peale ja siis ma näen täpselt, et talle on kirjavahetuse kaust ligipääsetav ja talle on see otse jagatud ja lisaks, kuna ta on projekti A liige, siis ka selle tõttu laieneb talle see ligipääs. Aga las ma vahetan oma ettevõtte Wendel Industries vastu. Nõnda. Ja lähen siit halda kasutajaid ning klõpsan siin John Smithile ja ma näen, et selle ettevõtte alt Wendel Industries on talle jagatud muud ressursid, aga siin on üks oluline asi, mida märgata. Kuna see John on accountants kasutajagrupi liige, siis on talle ligipääsetav see kaust ja see märksõna. Mis see veel on? Nimelt lisaks kausta ja failipõhisele siis õiguste haldusele, ligipääsu haldusele on võimalik ka märksõnapõhine ligipääsude haldus. Selleks ma administraatorina lähen metainfo alla, lähen märksõnade alla ja siin ma näen kõiki märksõnu, mis minu organisatsioonis on kasutusel, näiteks dokumendi tüüp, konfidentsiaalsuse tase või ütleme finants. Ja ma näen, et siin on need tuttavad jagamise nupud. Kui ma seda kasutan, siis ma näen, et kõik siis kaustad või failid või midagi muud, millele on pandud märksõna finants külge, on automaatselt ligipääsetav teatud inimestele. Ja kui ma finantsile peale klõpsan, selgub, et sellel on alammärksõnad, investeeringud, arved, laenud ja ma saan ka nende alusel siis ligipääse hallata. Et mis tõepoolest muudab siis võimalikuks näiteks dokumendi tüübipõhise ligipääsu halduse, et see nii-öelda peamärksõna on document type, aga selle alla ma defineerin tegelikult siis dokumendi tüübid ja siis kasutan neid õiguste halduseks. Ja lõppkasutajal ei ole vahet, et missugusel viisil talle on midagi jagatud ja te ei pea valima ühte või teist viisi. Et te võite neid ka niimoodi miksida ja inimene siis logib sisse ja näeb siis täpselt seda, mida antud õigused talle võimaldavad. Nii. Ja nüüd ütleme, et inimesel on ligipääs erinevatesse kohtadesse, aga teda jubedalt huvitab, et kui muutub mingisugune fail või midagi mingis kaustas, näiteks selles samas kooskõlastatud arved, ma tahan kohe teada, kui siia midagi tekib. Ma klõpsan siia, klõpsan jälgi ja nüüd on mul võimalik siis valida, et missugune tegevus peaks mulle triggerdama e-maili saatmise, et näiteks keegi lisab siia midagi või uuendab versiooni või kustutab sealt midagi, et siis andke mulle e-mailiga teada. Ja ka üksikfaili on selliselt võimalik hakata vaatama või kuulama, et kui siis keegi selle failiga midagi teeb, et siis antagu mulle kohe e-mailiga teada, et sellised võimalused. Nii, halda kasutajaid, kasutajagrupid siis kenasti ka võimalik siin defineerida, gruppide liikmed võivad ka teised grupid olla,
prügikast, et isegi kui kellelgi on õigus midagi kustutada, siis esmalt läheb see prügikasti, kust administraatorid siis 30 päeva jooksul saavad selle vajadusel siis taastada või varakult kustutada automaatselt. Ülevaade ligipääsudest annab siis ülevaate kõigest, mis on praegu siis teie ettevõttest kuhugi väljapoole jagatud teatud kasutajatele, aga näiteks ka mingid avalikud lingid aktiveeritud. No vaatame, mis see avalik link on. Et kui ma tahan mingisuguse kausta või faili teha täiesti avalikult ligipääsetavaks, siis ma võin klõpsata siia, avalik link, võin sellele ka aegumise külge panna ja näiteks öelda, et ainult eelvaate õiguses on see võimalik, kopeerin lingi, avan uue incognito akna, et ma ei oleks sisse loginud oma sessiooniga ja nüüd näete, et ma ei ole sisse loginud, aga ma tegelikult saan seda faili eelvaadata, eks ma ei saa siit kopeerida, ma ei saa siit printida, alla laadida, aga ma näen siis seda dokumendi eelvaadet. Ja kui ma selle nüüd sulgen ja siit ka võib-olla lingi sulgen ja dokumendile peale klõpsan, siis on siin kenasti näha ka, et John tekitas selle avaliku lingi ja sellelt IP aadressilt seda siis eelvaadati ja siis, eks ole, eemaldati avalik link. Nii et selline täielik ülevaade ikkagi sellest, mis teie andmetega toimub, on siis alati olemas. Kasutajad, nii metainfo, loendur, jah, siin te siis näete kõiki neid teie registreid ja peale klõpsates siis näeb kõiki dokumente, mis on siis numereeritud antud kaustas. Veel üks viis töövoogusid luua on graafiline töövoo disainer, nii et kui teil on mingisugused keerulisemad protsessid, siis on võimalik siin tekitada selliseid erinevaid jadasid, erinevaid tingimuslikke loogikaid, et mis puhul siis mingisugune töövoog peaks algama. Ja see kontrollijälg siin admin tööriistade all on siis suurepärane raporteerimise tööriist, sest siit on võimalik siis võtta mingisugune kuupäeva vahemik, näiteks ma tahan teada kõike, mis eelmine kuu toimus. Ja kui seda nüüd on võib-olla natukene liiga palju, siis ma saan siit ka valida mingisuguse tegevuse järgi, et näiteks kõik, mis kustutati eelmine kuu, et selline kustutusraport. Ja kõiki neid on siis võimalik Excelisse alla laadida kenasti. Oma profiili alt on mul võimalik siin valida ka keelt, ehk siis erinevad kasutajad teil võivad kasutada erinevat kasutajaliidese keelt. Saan siit määrata asendajaid, et kellele suunatakse siis minu töövood sel ajal, kui ma olen juhtumisi puhkusel ja võib-olla erinevates ettevõtetes on see siis erinev inimene. Meil on olemas API integratsioonide jaoks, suurepärane API dokumentatsioon. Meil on olemas folderit sync töölaua rakendus Windowsi arvutitele, kus on võimalik siis tõesti peegeldada kõik oma ligipääsetav sisu süsteemist oma arvutisse ja siin siis muudatusi tehes tegelikult siis ka jälle, ma ütlesin, et midagi üle ei saa kirjutada, süsteemis tekib automaatselt siis uus versioon. Ja samuti siis selline Outlooki rakendus on olemas, mis on võimalik siis installeerida ja mille kaudu siis saata e-maili failid kui sellised, eks ole, mitte ainult manused, vaid terve EML fail ise süsteemi. Teavituste all saab siis valida ja mis sorti tegevused üleüldse globaalselt peaks mulle e-maili saatma, et kas ma üldse tahan töövookutseid e-mailile või mulle piisabki sellest töölauast, et mul on seal see pilt ees ja ei soovi neid kutseid muul viisil. Paketid, jah, siit on võimalik peakasutajal siis osta, tellida endale sobilik pakett. Ja võib-olla sellega siis ongi enam-vähem kõik, et küllap ma midagi jätsin praegu vahele, aga ütleme, et selline kõige olulisem osa ehk sai mainitud, et siin on palju mugavusasju, et kui ma saan siin ka lohistada näiteks dokumente kaustades ringi, kui soovin, ja kui ma tahan mingit kaustastruktuuri duplikeerida, siis tegelikult on mul võimalik ka kõik ligipääsu õigused ja igasugused töövood paika jätta sellel duplikaadil, et see võib selliste projektiettevõtete puhul nagu päris suur abimees olla. Nii. Aga ma loodan, et saite siis folderiti loogikast natukene parema ettekujutuse, ma tean, see kõik oli väga kiire, aga kui te soovite nagu korraliku demo, mis siis keskendub just teie ettevõtte vajadustele, siis lihtsalt võtke meiega ühendust ja hea meelega näitame teile rahulikus tempos, kuidas täpselt on võimalik siis folderiti kasutada teie ettevõtte heaks. Suur tänu teile lõpuni vaatamast ja ilusat päeva!